Eelmise video lõpus mainisin ma siis erinevaid usuorganisatsioone, kes meil siin Eestis on tuntumad. See on katoliku, luteri, õigeusu, metodisti, baptisti, nelipühi, adventistid, siis vabakoguduste liit, Jehova tunnistajad, mormoonid ja neid kindlasti on veel. Aga need on ühed suuremad ja tuntumad, mida te siin Eestis võite kohata. Sa võid olla selle usuorganisatsiooni liige aastaid, aga sa ei saa antud organisatsiooni pastori ametisse, kui sul ei ole kõrgharidust. Kui sul pole läbitud antud organisatsiooni poolt heaks kiidetud teoloogilised koolid või seminarid. See, mida täna enamus kristlikke kirikuid teeb, on see, et nad loovad mingisugust ühendust omavahel. Oikumeenia tähendab kristlikus maailmas koostööd erinevate konfessioonide vahel. Paavst muide näeb täna kõvasti vaeva, et see ühinemine oleks ikkagi täiuslik. Kui me vaatame seda sõbrunemist või niinimetatud koostööd läbi piibli ja Jumala vaatenurgast ning algkoguduse kontekstis, siis see, mida need süsteemsed kristlikud ühendused nimetavad täna ühtsuseks, on piibli keeles sageli hoopis vaimne hoorus või kompromiss ebajumala teenistusega ja patuga. Ühe lausega öeldes süüakse ebajumala teenritega ühest lauast ning tehakse ühiseid üritusi julgemata noomida teiste usuorganisatsiooni venda või siis pastorit. Kui kristlikud usujuhid ütlevad, et meil on üks Jumal ja nad ütlevad, et nad teenivad teda, aga samal ajal nad ignoreerivad otsest käsku ebajumalate ehk kujude kohta. Nad tolereerivad pattu kogudustes. Nad pühitsevad paganlikke pühi koos maailma rahvaga. Siis nad tühistavad ära ju tõe. Samuti kui koguduse juhid istuvad ühes lauas nende niinimetatud pühade pastoritega, preestritega, piiskopiga, paavstiga, kes praktiseerivad kujude kummardamist, ikoonide suudlemist, pühakute austamist, paganlike pühade pidamist ja nad vaikivad sellest mingisuguse sisemise rahu nimel, siis nad käituvad nagu Eeli pojad või siis Iisraeli eksinud kuningad. Nad eelistavad inimeste heakskiitu Jumala pühadusele. Kes olid Eeli pojad? Piibel nimetab neid kõlvatuteks meesteks, kes ei hoolinud issandast. Nad kuritarvitasid oma seisust. Iisraeli eksinud kuningad olid kuningad, kes teenisid ebajumalaid. Jerobeam, Ahab, Manasse. Kas täna kirikute juhid, pastorid kuritarvitavad oma seisust? Absoluutselt kuritarvitavad. On pastorid, kes on ustavad, alandlikud, aga on ka pastorid, kes on väljas oma kasu peal. On pastorid, kes on ülbed, ennast täis ja heal arvamusel endast. Heebrea mõtteviisis ei ole ühtsuse eesmärk see, et me peaksime omale sõpru koguma. Heebrea 12:29 ütleb, meie Jumal on hävitav tuli. Mina isiklikult ei teeni sellist Jumalat, kes vaatab ebajumala teenistusele ja patule koguduses läbi sõrmede. Väga paljud usuorganisatsioonide pastorid ja pingikristlased teenivad sellist Jumalat, kes vaatab patule ja ebajumala teenistusele läbi sõrmede. Nad on läinud kompromissile saatana endaga. Paulus ütleb väga selgelt, aga nüüd ma kirjutan teile, et ärge suhelge sellistega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kõlvatu või ahne või ebajumala teenija või pilkaja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos söögegi. Paulus ei räägi siin nendest isikutest, kes on maailmas ehk väljapool kogudust, ehk väljapool leeri. Muidu peaksite te siit maailmast üldse ära minema. Paulus räägib just nendest isikutest, kes ise väidavad end olevat kristlased, usklikud, ehk vennad, aga nad on ebajumala teenistujad ja teadlikult rikuvad seadust ja teevad teadlikult pattu. Tolleajases kultuuris oli söömine märk sügavast osadusest, heakskiidust ja ühtsusest.
Paulus mainis seda selleks, et hoida koguduses puhtust, hoida koguduse mainet ja et patune tuleks meeleparandusele. Jeshua ja jüngrid sõid patustega ühest lauast, aga nad tegid seda selleks, et rääkida nendele tõde. Ühine sööming oli hea viis rääkida Jumalast sõna ning tõde neile ja öelda, mis on õige ja mis on vale. Aga kindlasti nad ei teinud seda püsivalt, sest piibel väga selgelt hoiatab, et ärge sööge nendega ühest lauast, kes on patused, ebajumala teenijad, hoorajad. See, mida täna kristlikud juhid nimetavad ühtsuseks, on tegelikult vastutuse ära veeretamine enda õlgadelt. Öelda, et küll Jumal juhib nende isikute või juhtide tähelepanu, on põhimõtteliselt selline vaimne laiskus. Jumal on sinu kui pastori ja töötegija tähelepanu juhtinud oma sõna läbi, et see inimene tegeleb ebajumala teenistusega, kujude kummardamisega või pühakute kummardamisega, rikub abielu, rikub Jumala seadust ja nii edasi. Tõelise kristliku juhi ülesanne on Jumala sõna kaitsta ja au sees hoida. Jumala poolt on antud seadus, mida täna millegipärast usklikud pelgavad või kardavad. Nad väidavad, et seadus ei kehti enam. Me oleme armu all. Usklikud, kes praktiseerivad seadusetust, poevad selle taha, et meie pole kohtumõistjad ja me ei tohiks teise usuorganisatsiooni tegevusse sekkuda. Veel vähem midagi nendele juhtidele või liikmetele ette heita. Ma toon nüüd teile ühe tõestuse selle kohta, mida ma just ütlesin. Eesti Kirikute Nõukogu põhikirjas on üks punkt, kus on kirjas, et Eesti Kirikute Nõukogu ei sekku oma liikmete siseasjadesse. See lause tähendab ühemõtteliselt seda, et liikmeskirikud hoiduvad üksteise halvustamisest ja üksteise siseasjadesse sekkumisest. Liikmeskirikud tunnustavad üksteise autonoomiat ning hoiduvad kriitikast teiste liikmeskirikute õpetuslike seisukohtade või sisekorralduse suhtes. 2002 aastal võeti vastu Eesti kristliku osaduse eetikakoodeks. See on konfessioonide vaheline kokkulepe, mille on heaks kiitnud mitmed Eesti kirikud ja koguduste liidud, sealhulgas siis Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud. Ja seda selleks, et reguleerida omavahelist läbikäimist ja vältida asjatuid konflikte. Kui seda teksti lugeda, siis nende põhimõte on põhimõtteliselt see, et tolereerime pattu ja seaduse rikkumist. Väga selge tõde on see, et Kristuse ihus peab iga usklik loobuma patust. Jeshua ei tule järgi vigasele ja plekkidega pruudile. Selles teises ihus olles võid sa seda pattu viljeleda nii palju, kui sa soovid. Ja teate, mida Jeshua ütleb sellele teisele ihule? Te olete teinud minu nimel suuri asju, tervendanud haigeid, ajanud välja kurje vaime. Aga sorry, ma ei tunne teid, kuna te olete teises ihus ja tolereerite pattu ehk seadusetust. Ja see on valus tõde. Saatana soov on praktiseerida seadusetust, varjata tõde ning mitte juhtida tähelepanu seaduse rikkumistele. Ребята, давайте жить дружно. Jumala sõna, mis on üle inimeste seaduse ja reeglite, ütleb väga selgelt. Ära vihka südames oma venda, noomi julgesti oma ligimest, et sina ei peaks tema pärast pattu kandma. Südames me ei tohi oma venda vihata, aga noomida, korrale kutsuda oma venda, õde, oma ligimest me võime, et ei kannaks pattu koos temaga. Õpetussõnad 5:10. Manitsus tundub halb sellele, kes lahkub õigelt teelt. Igaüks, kes vihkab noomimist, sureb. 1. Korintlastele 5:12. Sest kas minu asi on kohut mõista nende üle, kes on väljas? Eks te mõistab kohut nende üle, kes on sees. Nende üle, kes on väljas, mõistab kohut Jumal. Kõrvaldage siis kuri endi keskelt. Kui keegi kuulub niinimetatud
pühasse kogukonda, peab tema käitumine vastama selle kogukonna standarditele. Püha on see, mis on eraldatud Jumalale. Kui sina oled täna lepingus Jumalaga, siis sa oled ju ennast eraldanud Jumalale. Ja sinule kehtib leping ja sulle kehtivad tõotused. Kuid see eeldab ka Jumala standarditele vastavat elu. Kui kogukonna sees on kurjus ehk patt, siis ei rüveta ainult antud isikut või isikuid, vaid see rüvetab kogu kogukonda terviklikult. Kui sina näed venda, kaasa arvatud pastorit, koguduse juhti või töötegijat või koguduse liiget eksimas Jumala sõna vastu ja sa vaikid, siis sa muutud automaatselt ju kaassüüdlaseks. Ma toon lihtsa näite. Kui sa näiteks sõbraga koos oled tema juures kodus, sõbral on elukaaslasega tüli. Sinu sõber lööb oma elukaaslast sinu enda nähes. Kui sina nüüd jääd paigale, pigistad oma silma kinni, et sa ei näinud seda ja sa oma sõbraga ei räägi sellest, et kuule, mida sa praegu tegid. See ei ole ilus tegu. Et see on vägivald ja see on seaduse vastane tegu. Siis sa oled põhimõtteliselt Jumala ees kindlasti kaassüüdlane ja kaasosaline. See lööming ei pea minema ametlikuks, aga sellele tuleb tähelepanu juhtida ja tuleb märkus teha. Ma toon näite ühe avalikkuse eest tuntud abielurikkujast, pastor Jaan Tammsalust. Tema rikkus abielu. See tuli välja. Ma olen 100% kindel, et teatud usuringkond ja juhid teadsid seda abielu rikkumist siseringis. See ei kahjustanud ainult tema isikut, vaid kogu Luteri liikumist. Näiteks Otepää paganlik kivilabürint, mille näite ma kohe toon, see kahjustas Otepääl asuvat Luteri kogudust ja jälle kogu Luteri kirikut. Kas te teate, miks täna traditsioonilises kirikus ja kogudustes pingikristlased peavad vait olema? Te ei tohi pastori jutlusele vahele segada ja küsimusi esitada. See on selleks, et koguduse juhi maine saab kahjustada. Kui sina teed tähelepaneku ja tõstad käe püsti ja sekkud näiteks pastori jutlusesse, siis see võib üles äratada ka teised kristlased, pannes nad mõtlema, et tõesti see, mida pastor kantslist just ütles, ei lähe Jumala sõnaga kokku. Kui sa isegi jõuad pingist hõigata, et kuule, see on vale, mida sa praegu ütlesid, vaigistatakse sind väga ruttu maha ja öeldakse, et kui sul on küsimusi, siis pärast teenistust tule ja räägime privaatselt. Halvimal juhul, kui sa jätkad kiriku pingis küsimist, siis visatakse sind lihtsalt sealt kirikust või kogudusest välja. Sellepärast, et sa oled segaja. Ja siis saad sa endale sildi külge, et kuri vaim vaevab sind. Või siis sa oled sattunud valeõpetuste küüsi. Ligimese armastus hõlmab ka sinu sõbra või kaasuskliku noomimist. Et tegu, mida sa teed, on seaduse rikkumine. Kuidas Kristuse ihu saab puhtaks? Patt ja seadusetus tuleb välja juurida. Ja selleks oledki täna sina teenistuses siin maa peal. Süsteemsetes kogudustes kardetakse juhtide omavahelist noomimist, sest see rikub õhkkonda. Soovitatakse kaaskristlastele meele järgi olla, häid suhteid hoida patu hinnaga. Aga armsad usklikud, see ei ole õige teguviis. Kui te kardate noomida kaaskristlast, pastorit, peapiiskopi, siis see on inimese kartus, mitte Jumala kartus. Sina oled täna Jumala sulane, töötegija. Sina oled valgus pimedusele. 2018 aasta juhiti minu tähelepanu ühele ebajumala altarile, mis oli Otepääl Luteri Maarja kiriku maalapil. Seal oli üks suur Otepää vaatamisväärsus kivilabürindi näol, kus käisid muide ka kristlased väge otsimas mööda labyrinti. Kui minu tähelepanu sellele juhiti ja ma seda oma silmaga nägin, läksin, rääkisin viisakalt ja rahulikult selle kiriku juhiga otse. Ütlesin, et see, mis on sinu hallatava kiriku territooriumil, on ebajumala teenistuse sümbol. Pluss seal on ebajumalatele mõeldud ohverdusaltar. Ja ütlesin, et kogu see kivilabürint ja see altar tuleb teil kokku lükata. Ma tegin viisaka kirja Luteri peapiiskopile härra Viilmaale. Juhtisin ka tema tähelepanu sellele, et see on okultne sümboolika. See tuleb teil kokku lükata.
Ja võin teile öelda, et mitte midagi ei muutunud minu kirja peale circa 2 aastat. Ilmselt härra piiskop naeris pihku, et mida minusugune kirikupingi kristlane siin kobiseb. Tema on ju endine selline vabamüürlane ja Luteri kirikute valitseja ja ülevaataja. 2020, kui see labürint oli ikka veel üleval, tegin ma avaliku video sellest ja ma saatsin peapiiskopile ja paljudele kogudustele, et nad näeksid, mis toimub Luteri kirikus. Ja täna ma olen siin selleks, et põhimõtteliselt tuua see asi ka avalikkuse ette, et ka teised kristlased näeksid, mis toimub kirikutes. Et kui sa annad kuradile käe või kui sa annad kuradile sõrme, siis võetakse terve käsi. Selle kivilabürindi ajalugu ulatub kuskile 2008. aastasse, kus üks koguduse liige soovis seda maad kasutada ravimtaimede kasvatamiseks. Ja tolleaegne pastor vist andis talle isegi loa. 2013 rajati see kivilabürint sinna, sellele maalapile, mis on põhimõtteliselt Luteri kiriku oma. Ja see seisab tänaseni siin. Aga see ei ole õige koht, kus kohas see labürint peaks olema. Ja Jumalal on see soov ilmselgelt, et see asi siit selle maalapi pealt, tema maalapi pealt ära koristataks jäädavalt. 2020 aasta lõpuks oli see kivilabürint kokku lükatud. Vahemärkusena olgu öeldud, 2019 oli härra Viilmal tõsine südameprobleem, kus ta vajas operatsiooni. Kas sõnakuulmatus võib olla sellega seotud, mina seda ei tea. Ma tean aga seda, et sõnakuulmatuse eest Jumal karistab erineval moel. Muide, sellel Otepää Maarja koguduse kirikuisal oli samuti väga ohtlik terviseseisund oma südamega, kus ta vaakus elu ja surma piiril. Mõlemale anti võimalus meelt parandada. Kui minule seda asja näidati ja ilmutati, siis mina ka alguses mõtlesin, et mis see minu asi on? Miks mina pean sellega tegelema? Ja miks mina pean seda minema ütlema, et see jama on nende maalapil? Las keegi teine läheb. Aga Jumal ilmutas seda pattu mulle. Ja siin ei aidanud enam mingisugusest ühisest palvetamisest. Et Jumal puuduta sina kirikujuhi südant ja saada üks hävitav tuli sinna labürindi peale. Jumal tahtis, et astutakse välja ja et ma läheks ja ütleks seda nendele juhtidele ja juhiks nende tähelepanu sellele, et see on paganlik ja see tuleb kokku lükata. See oli muide paljudele selle kiriku liikmetele palve vastuseks, kui see kivilabürint kokku lükati. Kuna need kiriku liikmed ise ei julgenud oma koguduse pastorile või juhile seda öelda ja pinda käia. Loomulikult olin mina nüüd kirikuisadele pinnuks silmas ja muutusin hetkega nendele vihavaenlaseks number 1. Kuna ma julgesin nendele mustades kostüümides härradele teha avaliku noomituse. Ühtsus on tõevili. Kui pole tõde, siis on see ühtsus vale. Pastorite nõrkus on see, et nad aksepteerivad seadusetust. Nad lubavad patul vohada Kristuse ihus edasi. Kui pastorid ja usuorganisatsioonide juhid väidavad, et nad teenivad Jeshua ihus Jumalat, siis see ihu peab saama puhtaks. See läheb sinule midagi maksma. Sa pead ise endale surema, et põleda Jumalale. Mina ei kogu endale Kristuse ihus sõpru. Mina ilmselt olen täna väga paljude kirikuisade ja pastorite vaenlane, kuna ma julgen tõde tuua avalikuks ja astuda nendele valusatele konnasilmadele. Aga ma soovin seda, et pingi kristlased hakkaks ka neid konnasilmasid märkama ja härkaks sellest uinutatud olekust. Ma mainisin enne, et see teine ihu ei hooli puhtusest ega jumalikust korrast ja see on tõde. Kui pastor ei julge teise usuorganisatsiooni pastorit noomida, siis see näitab mulle seda, et nende pastorite jaoks ei ole Kristuse ihu üks kogudus ehk keha. Nad tegutsevad hoopis teises kehas, kuna nad järgivad selle teise keha poolt sisse seatud reegleid, pühi ja korraldusi. Tänu sellele nad ka aksepteerivad seadusetust. Tänu sellele on meie riiki valitsemas ka
seadust rikkuvad ja rahvast üle sõitvad juhid. Kuna liikmeskirikud on teinud kokkuleppe, mitte noomida üksteist, siis baptisti, nelipühi või metodisti pastoril ongi äärmiselt ebameeldiv ja raske minna ning noomida näiteks oma venda Rooma katoliku kiriku preestrit või Luteri peapiiskopi või kirikuõpetajaid ja öelda, et kuule, kujude kummardamine, ikoonide suudlemine on Jumala sõnaga vastuolus. Abielu rikkumine on Jumala sõnaga vastuolus. Katoliku kirik, Luteri kirik, baptistide koguduste liit koos liitu kuuluvate kogudustega. Need on hoopis teine ihu. Mina ei tea, kes on nende ihude pea, aga Jeshua see lihtsalt ei saa olla, kui nad eiravad Jumala sõna ehk seadust. Kui nemad oleksid Kristuse ihuga seotud ja pea oleks nendel Jeshua, siis patul ja ebajumala teenijatel selles ihus kohta ei oleks, kuna Jumal vihkab pattu ja ebajumala teenimist. Nad eraldaks ennast sellest seltskonnast. Minul isiklikult puudub igasugune austus selliste juhtide vastu, kes on nõrgad ja kes tolereerivad pattu ja seadusetust oma usuorganisatsiooni sees. Sellises kristlikus usugrupis ei ole tervislik kaasa teenida. Sealt tuleb eralduda. Ma toon ühe näite. Kui minu ihus on mingisugune viga või põletik, siis ma alustan selle vea likvideerimist enda ihus. Inimkeha on üks suur rakukogum. Kui käes on põletik, siis tuleb see põletik käest välja saada. Tuleb puhastada see käsi, et see saaks tagasi elujõuliseks. Ja täpselt sama toiming tuleks teha Kristuse ihuga. Kristuse ihu on üks tervik. Keha koosneb rakkudest, mis omakorda moodustavad erinevad kehaosad. Kui sa näed, et sinu vennad, õed patustavad või tegelevad asjadega, mis selles ihus ei peaks üldse tegema või olema ja mis on vastuolus keha reeglitega, siis tuleb seda julgeda öelda, et see asi saaks lõpetatud täielikult. Vastasel juhul see põletik või see mädanik levib edasi mööda keha. See ihu ei muutu mitte kunagi tugevaks, vaid see ongi põletikku täis. Eestis ja mujal maailmas on inimeste poolt üles ehitatud väga erinevad hierarhilised struktuursed ususüsteemid. On mingisugused kristlikud liidud, mille alla on ennast koondanud erinevad väiksemad kogukonnad. Kristlikes liitudes võid sa märgata väga erinevate tiitlitega ametikohtasid, nagu firmadel on presidendid, asepresidendid, sekretärid. Nendes väikestes kogudustes, mis on nende liitudega ühinenud, võime näha täna igasuguseid erinevaid ametikohti, mida piiblit lugev usklik piiblis ei kohta. Pastor, vanempastor, pastori abi, noortepastor. Siis meil on kogudustes sees väga erinevad juhid. Noortejuht, ülistusjuht, tegevjuht, alfatiimi juht ja nii edasi. Ja muide neid juhte koolitatakse üha rohkem juurde. Kõikidele meeldib midagi juhtida ning ennast seeläbi tähtsana tunda. Aga tänavatel kadunud, eksinud lambaid otsida nendel juhtidel väga jõudu ei ole. Näiteks Keskturu juures on üks teenistus, mida veab Sander Kukk. See on hästi tänuväärt teenistus. Ma ei ole näinud piltide pealt ja videodest, et selle teenistusega oleks liitunud mingisuguste koguduste pastorid või kristlikud juhid, et ka nemad teeks seda niinimetatud räpast tööd ja jagaks kodututele, haisvatele inimestele leiba, suppi, riideid. Miks te ei käi seal? Te ei taha oma valgeid kindaid määrida, kuna te olete ju kristlikud juhid ja teile selline teenistus ei sobi. Te ütlete, et see ei ole sinu kutsumine. Tere hommikust, sõbrad! Me oleme täna Tallinnas Keskturul. Доброе утро, друзья! Мы в Tallinne, центральном рынке, опять пятница, утро. Jälle on reede hommik ja me saame olla siin inimestele paljudele abiks. Inimesed saavad tulla siia sellesse paika ja kes vajab toiduabi, kes vajab riideabi, kes vajab lihtsalt hingeabi. Me palvetame inimeste eest. Me püüame koos leida
nende muredele ja probleemidele lahenduse. Muidugi alati see ei õnnestu, aga me püüame alati olla nendega kaasas. Ja ma arvan, et need pastorid ja juhid ei tahagi sinna minna, sellepärast, et nad ei taha oma käsi määrida sellise tegevusega. Nemad istuksid hea meelega siidikinnastes oma kogudustes või kuskil kontoris, ajaksid juttu juhid omavahel, sööksid head ja paremat ja siis teeksid selfisid, kuidas nad ajavad mingisugust kristlikku asja. Aga minge tänavatele, tehke seda tööd, mida tegelikult teid on kutsutud tegema. Piibel räägib koguduse vanematest, teenijatest väga selgelt. Algkoguduses oli väga lihtne mudel, mida sa täna nendes usuorganisatsioonides ei kohta. Efeslastele 4:11. Tema on see, kes on pannud mõned apostliks, mõned prohvetiks, mõned evangelistideks, mõned karjasteks ja õpetajateks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle, Kristuse ihu üles ehitamiseks. Meil täna kirikutes ei õpetata väga abistamistööle valmistamist. Mõnedes üksikutes kogudustes võib-olla seda juba tehakse. Inimesed on pandud lihtsalt kuulama ja istuma. Täna on meil teoloogid ja kõrgharidusega piiblikooli õpetajad. Meil on pastorid, preestrid, piiskopid, metropoliidid, jutlustajad, juhatuse liikmed. Fookus on täna nihkunud isiklikult mentorluselt akadeemilisele õppele, mille eest muide pead sa maksma 1000 eurosid, kui sa juhuslikult soovid õppida näiteks kõrgemas usuteaduslikus seminaris või Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaris. Ma toon mõned numbrid, 2025 ja 2026 õppeaasta arvud internetist. Õppemaksud Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaris, täiskoormusega õpe, 2400 eurot õppeaastas. Bakalaureuse õpe, kõrgem usuteaduslik seminar, aasta tasu 1380 eurot. Seda on võimalik maksta osadena. Piiblikool maksab 405 eurot ja kuni 26-aastastele on soodushind 320 eurot. Magistriõpe, aasta tasu 2000 eurot. Jumala poolt antud korraldus on see. Muidu olete saanud, muidu andke. Lihtsast Jumala sõnast on tehtud nende äriliste usuorganisatsioonide poolt ärimudel. Ma lõpetan selle teise osa. Olge väga õnnistatud ja kui mul jõudu jaksu on, siis ma jätkan selle teemaga juba järgmises 3. osas.